Tšau! Selles videos näitan ma sulle, kuidas valmistada ideaalne veiseliha steak. Mahlane, maitsev, täpselt nagu restoranis. Nüüd, see tükikene restoranis maksaks umbes 20 €, aga poest ostes ja ise tehes läheb sulle maksma see umbes 5 €. Nii et hakkame pihta. Nii, käime üle siis koostisosad. Kõige tähtsam koostisosa ilmselgelt on siis veiseliha. Nüüd, selle veiseliha tüki nimi on chuck. On olemas veel entrecote, sisefilee, välisfilee ja nii edasi ja nii edasi. Mina olen valinud siis chuck tüki ja see on umbes 2 sentimeetri paksune. Ja ütlen ühe asja veel ära, mis on ülitähtis. Enne kui veiseliha küpsetama hakata, siis peab see seisma minimaalselt pool tundi toatemperatuuril, kui sa selle külmkapist välja võtad. Tund aega või 1,5 tundi on tegelikult veel parem. Nüüd, need on siis maitseained, mida ma kasutan. Need on need, mida mina eelistan. Ja kui sa tahad midagi muud panna, mis sinu arust paremini sobib, palun väga. See on lihtsalt maitse teema, maitseasi. Ja mina kasutan siis röstitud küüslauku, see on siis Santa Maria selline segu. Siis mul on kainipipar, sest mulle meeldib natuke selline vürtsi ja teravust ja barbecue kaste. Ja see on mul täiesti tavaline petersell. Kui sa tahad, sa võid kasutada miks mitte näiteks koriandrit või siis üldse mitte maitserohelist panna. Ja siis mul on kardio südamesool, mis on siis lihtsalt väiksema naatriumi sisaldusega. Ja siin kasutan natukene oliivõli ka. Nüüd on siis see kõik selge. Hakkame pihta. Ja nagu sa nägid, nii lihtne see ongi. Järgi täpselt juhiseid, maitsesta täpselt nii, nagu sulle meeldib, või siis kasuta samu maitseaineid ja restorani kvaliteediga steak ongi sul olemas sinu enda kodus. Ja kui sa lased selle maha jahtuda ja lõikad pärast õhukesed viilud, siis sul on roast beef olemas. Head isu!